Ungari peaminister Viktor Orbán jäi kõrvale. Tema parteil Fidesz on ajalooliselt väikesed võimalused võiduks. Juba sel pühapäeval 12. aprillil toimuvad Ungaris parlamendivalimised, kus Viktor Orbán võib kaotada võimu. Selles saates räägin ma, millised on opositsiooni võimalused, mida sellele vastandab praegune võim ja kuidas võivad sündmused pärast valimisi areneda. Selles saates arutame Péter Magyari juhtimist Tisza parteis, milliseid valimislõkse on Viktor Orbán seadnud, kuidas välisriikide toetus on valimisi mõjutanud ja kas niinimetatud Ukraina küsimus aitab Orbánit. Minu nimi on Aleksei Betši ja arutame seda teemat koos, kuid enne kui alustame seda saadet, palun teil toetada selle YouTube'i kanali tööd. Seda saab teha rahaliselt annetuse, sponsorluse või maksete kaudu. Tasulised tellimused on saadaval linkide ja rekvisiitide kaudu selle video kirjelduses. Seal on kõik platvormid, kus seda saab teha. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Ja liituge minu Telegrami kanaliga Betši News. Link on samuti selle video kirjelduses. Nii et esimest korda üle paljude aastate on opositsioonil Ungaris reaalsed võimalused võita ja kõrvaldada võimult peaminister Viktor Orbán koos oma partei Fidesziga. Péter Magyari juhitud opositsioonilised Tisza partei reitingud on juba üle aasta olnud kõrgemad kui valitseva poliitilise jõu omad. Samuti võib parlamenti pääseda paremäärmuslik partei Meie Isamaa. Péter Magyar pooldab konstruktiivsemat poliitikat Euroopa Liidu ja Ukraina suhtes. Tema nõunikud kinnitavad, et võidu korral ei kuritarvita nad Euroopa Liidu otsuste vetoõigust, mis on eriti oluline Kiievi jaoks. Kuid kõigis otsustes kavatseb Tisza kindlalt kaitsta Ungari huve. Praktikas võib see tähendada keerulist, kuid vähemalt adekvaatset dialoogi Ukrainaga. Samas ei taga edumaa reitingutes opositsioonile sugugi valimisvõitu, sest Ungaris on segatud valimissüsteem, kus väiksem osa parlamendiliikmetest valitakse partei nimekirjade alusel. See on 93 kohta parlamendis. Ülejäänud 106 mandaati jagatakse ühemandaadilistes ringkondades. Kokkuvõttes, suurte linnade ringkondades domineerib opositsioon. Võimulolijatel on aga eelis väikestes linnades ja külades. Veelgi enam, viimastel aastatel on Orbán ümber joonistanud ringkonnad nii, et maapiirkondade ringkondi oleks rohkem. See on huvitav käik. Ta saab aru, et suured linnad tema poolt ei hääleta. Seetõttu on nad seal ringkonna piire nii ümber joonistanud, et maapiirkonnad saaksid parlamenti valida rohkem oma esindajaid. Nii saab ta rohkem mandaate, kuigi tema poolt hääletab vähem valijaid. Üldiselt on seal kaval skeem majoritaarse süsteemiga. Sellepärast olen ma alati öelnud, et majoritaarne süsteem on tõesti halb. Lisaks sellele kehtib Ungaris niinimetatud võitja kompenseerimise mehhanism. See mehhanism tähendab, et võitnud partei saab pooluseks täiendavaid parlamendikohti. Nendes tingimustes panustavad mõlemad parteid oma valijate mobiliseerimisele. Orbán teeb seda traditsiooniliselt hirmule mängides, mis on tema meeskonna jaoks võtmetehnikaks. See on Tisza partei demoniseerimine. Võimumeelsed kõneisikud nimetavad avameelselt Péter Magyarit Brüsseli agendiks. Lisaks sellele püüab Viktor Orbán koondada valijaid välise vaenlase vastu. Ja just nendel valimistel on peamiseks selliseks vaenlaseks Ukraina. Seejuures ei piirdu asi ainult agressiivse retoorikaga. Aga kõigepealt ütlen, miks ma räägin, et Orbánile on alati olnud valijate ühendamiseks välisoht. Tuletan meelde, et eelnevate valimistsüklite aastatel kasutas ta näiteks migratsiooniteemat. Siin on immigrandid, ütles ta. See on väga halb, see on välisoht, meid üritatakse rünnata, meid üritatakse sundida migrante vastu võtma ja nii edasi. Praegu pole migrantide teema enam nii aktuaalne, nüüd on Ukraina. Hirmutame ja ehmatame kõiki Ukrainaga. Aga nagu ma ütlesin, see ei piirdu ainult retoorikaga. Märtsi alguses võtsid Ungari eriteenistused kinni Ukraina inkassaatorid, kes vedasid raha Kiievisse. Orbán blokeerib samuti Euroopa Liidu 90 miljardi euro suuruse laenu andmist Ukrainale väidetava soovimatuse tõttu taastada naftajuhe Družba, mille pommitasid tegelikult venelased. Ja viimati teatas Ungari peaminister, et Serbia ja Ungari ühendavalt kriitilisel gaasi infrastruktuuri objektil avastati lõhkeaine, millega tema sõnul võib olla seotud Ukraina. Kuigi Serbia on sellise oletuse juba ümber lükanud, Ukraina pole sellega üldse seotud. Aga Orbán ütleb, et võib ju olla. Võib ju olla, hüpoteetiliselt võib olla. Ja just seda ta kasutabki ära.
Paralleelselt püüab Viktor Orban saada toetust välismaalt. Eriti aitab teda Vene poliittehnoloogide meeskond. See pole enam saladus. Lisaks sellele teeb USA juhtkond avalikult Orbani kasuks kampaaniat. Hiljuti lendas selleks Budapesti isegi USA asepresident J.D. Vance. Nii muudab Orban valimised mitte ainult Ungari küsimuseks, vaid kogu regiooni või isegi laiemaks küsimuseks. Peter Magyar ise tegutseb väga sageli ennetavalt. Selles mõttes juhtus siin kõige silmapaistvam lugu just veebruaris. Siis hakkasid Ungari ajakirjanikud massiliselt saama magamistoa fotosid pealkirjaga Varsti. Varsti esines Peter Magyar avaldusega ja teatas, et Orbani võimud valmistavad tema vastu kampaaniat, kasutades intiimseid videoid, mis väidetavalt on salvestatud varjatud kaameraga. Lõpuks videot ei avaldatud, sest ilmselt polnud enam mõtet midagi avaldada. Kõik on selge, see kindlasti ei tööta valijate peal. Ja hoolimata kõigist Orbani pingutustest on TISA parteil ja Peter Magyaril suured võimalused võiduks, kuid oluline on, milline see võit täpselt olla võib. Orban on olnud võimul järjest juba 16 aastat, seetõttu on ta laiendanud oma mõju kõikidesse Ungari eluvaldkondadesse, alates riigiettevõtetest kuni väidetavalt sõltumatuteni. Ja selleks, et see mõju kiiresti kõrvaldada, peab TISA partei saama niinimetatud 2/3 enamuse parlamendis. Kui seda ei juhtu, siis kuulake, Orban suudab uue võimu tegevust paljuski saboteerida. Ja siis jääb mulje, et tulid uued, aga midagi teha ei suuda. Lubasid reforme, aga kus need reformid siis on? See on klassika. See tähendab, et Orban lihtsalt blokeerib otsuseid ja hakkab veel ütlema, et näete, selline see uus võim ongi ja mis siis, mitte midagi ei muutu. Ukraina jaoks vähem meeldiv stsenaarium on see, kui Orban säilitab enamuse. Sel juhul jääb ta peaministri ametikohale ja saab edaspidi blokeerida Ukraina eurointegratsiooni ning saboteerida poliitilisi protsesse Euroopas. Ukraina jaoks halvim variant on see, kui ei Fidesz ega TISA saa enamust. Ja samal ajal pääseb parlamenti seesama paremäärmuslik partei Meie Kodumaa. See tähendaks, et Viktor Orban oleks sunnitud moodustama koalitsiooni nende radikaalidega. Ja nemad omakorda saavad võimaluse ellu viia veelgi karmimat poliitikat nii Ukraina kui ka Euroopa Liidu suhtes. Jah, kui te imestasite, siis Viktor Orban ei ole veel kõige suurem kurjus Ungaris. Aga isegi kui praegune võim kaotab, siis peaminister vaevalt nii kiiresti alla angab. Orban panustab ühiskonna polariseerimisele ja sellele, et isegi kui Magyar võidab, siis Viktor Orban võib alati naasta teate mille juurde. Enne tähtaegsete valimiste juurde. Lihtsalt. Aasta pärast. Niipea kui Magyaril ei õnnestu kiiresti reforme ellu viia, ütleb ta kohe. Näete, just seda ma ütlesin natuke varem. See tähendab, et Orbanil on alati mehhanism olemas. Kui Magyari partei ei saa 2/3 superenamust, siis Orbani partei istub alati parlamendis ja blokeerib kõik uue võimu reformid. Möödub tinglikult aasta ja Viktor Orban astub valijate ette ning ütleb, vaadake, teile lubati reforme, aga kus need on? Teile lubati muutusi, aga kus need on? Näete, mitte midagi. Seega, mida me teeme? Kuulutame välja erakorralised valimised. See tähendab, et Ukrainal on selles olukorras väga oluline alati väga kaalutletult Ungariga dialoogi pidada, et ka pärast valimisi mitte sattuda sisepoliitilise vastasseisu pantvangiks. Ma ütlen alati, et pärast seda, kui Orban hakkas piiri ületama, tuleb igasugune dialoog Budapestiga taastada. Tuleb suhelda ainult Brüsseli kaudu, ainult vahendajate kaudu, mitte mingil juhul otsekontakte, mitte mingil juhul. Nendega ei tohi pidada mingit otsest dialoogi, Orban näitas, et ta on valmis manipuleerima absoluutselt kõigega. Nii et vaatame, mis pühapäeval saab ja loomulikult kajastan neid sündmusi siin YouTube'i kanalil. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal ja vajutage kellukesele. Ja ärge unustage, kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha rahaliselt, ükskõik millise annetuse, tasulise tellimuse või YouTube'i sponsorluse kaudu. Kõik lingid ja makseandmed selle tegemiseks leiate selle video kirjeldusest. Seal ongi kirjas, toetage kanalit Aleksei Betši, valige endale sobiv viis. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head kõigile.